Tere õhtust, meil on siin täna reede ja see peaks olema nüüd uus video, vähemalt ma plaanin niimoodi ja on suured muutused toimunud vahepeal. Kuna Austraalia on nii suur ja lai, siis üks hädavajalik asi, mis on vaja, on selline liikumisvahend ja sai ära ostetud üks liikumisvahend, aga palun siin ta on 2010. aasta Ford Focus bensiinimootoriga. Esialgu ideaalne. Pole palju vaja. Saan hakkama. Sain ta just pool tundi tagasi sain autoaiast kätte. Ehk siis neljapäeval sai mul ta ära ostetud autoaiast. Et esmaspäeva hommikul me peaksime siit startima. Mitte hommikul, ilmselt peale lõunat. Sest et meil on mul on veel vaja ära käia nii-öelda transpordiametisse see auto enda nime peale saada, et see ei ole praegu minu nime peal. See on vaja teha ja äkki saame load ka ära ümber vahetada. Ajab asja ära. Bensiiniauto muidugi. Juba käisin, panin paaki ka 30 liitrit kütust ja mul oli arve oli siin auto peal. Mis siin oli? 30, 24 ja 51,26 dollarit läks. Väga hull. Ja paaki sai natukene ikka saina. Parem ikka kui ennem oli kütuse tuli põles. Näitan kohe. Hopsti. Peaks minema. Ei lähe. Nii, nüüd läks. Ei tea. Ja, natukene on. Ja 210 000 ainult ees. Ei ole kõige hullem. Saame ära. Alustuseks ikka hea. Esimesed 8 kilomeetrit sai sõidetud täiesti üksinda auto peal. Natukene hirmust oli, aga veis aitab ikka hädast välja. Jõudsin õigesse kohta. Ja nüüd on aeg tähistada õllega. Sa ei olegi videosi teinud ja peaks tegema gängu tagasi jälle. Jah, gäng on jälle tagasi kohas. Gäng on koos. Tähistamegi selle auto ostu ära ja saatame. Naudime. Meil on vaja kuradi ma ülekastuse auto. Tahavad juba autot hakata määrima. Miks? We need a champagne. No, we need Macca's run. You're in Australia now. Siin on Austraalias on niimoodi, et kui sa saad esimesed load, siis või auto ja kui sa saad esimese auto ostad, siis minnakse sellisele asjale nagu Macca's Run. Ja see on siis, võetakse kõik enda lähimad sõbrad, võetakse peale ja siis minnakse McDonaldsi drive-thru's sööma. Tuisime. Aitas, kuis kommenteerid? Vaade on väga ilus. Nagu, jah, ma olen sõna. Vastaja, kui see on tuul puhul näkku või? Mõnus on. Mõnus, jah. Noh, Daniel. Super, jah. Ei vaadanud tõesti mega. Siin on selline ilus porka. Päevitavad riietega. Päike juba kütab, ettevaatlikud. Kõigil on päiksekreemid juba ka kaasas. Täna oleme siis päevasel ajal mere ääres. Ja avaneb selline ilus vaade. Lained möllavad, aga vesi pidavad külm olema. Suhitajad jõudsid ka kõik randa. Lätud jalast läheme vaatame, kas me jalad märjaks. Kui on? Ei ole kutsa. Kuulin on veits. Ei ole hullu. Ujuda ei tohi. Hillil on kõik veel väljas. Aga lähme lähemale. Vaatame. Hästi palju merekarpe on siin. No nii, kohe tuleb järgmine laine. Juba on jalged all, jumala külm. Jõksad ja tuleb.
Tuleb. Jaiks. Oh. Ja. Ei, vähemalt ei ole märg, on ju. Teem! Igatahes mina sain märjaks, normaalsed. Ja ei, ma õnneks ei teinud püksi. Aga suht märg on. Nii. Mis see on? Pall oleks. Nähtamatu karp. Ja käisime meres ära jalgadega. Ja ocean. Ja mis juhtus? Nagu vaata tundmatud inimesed, kes aitsidest midagi ei tea, kuidas lained toimivad. Perse karvasaava likes. Vaadake asjad. Püksid, kõik asjad, särgid, märjad. Hi! Hi! Bye, Brit! This is the car. Welcome to Australia. This is where they sit. They have to squish in the back because it's so small. No nii, No tere. teeme siin mingit autoparandustööd. Auto raadio vajab koodi. Koodi pole õrna aimugi, kust saab. Vaatame, võtame lahti. Netist saab. Netist saab või? Jah. Netist, aga lihtsalt raadiomudeli numbrit on vaja. Okei. Mis see kood siin oli? Katsetame. Tooks keegi maha tõmmad sildi. Jah. Kerge monsu ka siin kõrval, nagu ikka. Kuda teisiti. Tolmune. Hopsti. Okei, ma koodi ei hakka näitama. See peab olema... parool! 0980. Parool olemas! Noh, läks hästi. Teeme pildi ja... Te saite juba lahti, aga ma teen selle ka. Ai, midagi karmimat toodi ka siia. Ja saame kinni keerata ilusti. Kõvasti kinni tagasi aitab küll, noh. Kõik juhtmed ikka taga küljes on ilusti. Eestis kutsutakse Reaabit nuubi tööristaks. Nuubi töörista. See ei ole mingi töörist, sellega võid vast seina visata. Aga siin on see väärtuslik. Jah. Vaese ehitaja tööriist on see. Just. Siis mahume ilusti ära, vaata, siis ei ole liiga lähedased. Vaata eestlaste värk. Siin on küll niimoodi, et põhimõtteliselt istu kõrvale. Aga Eestis see ei käi nii. No, Priit asjatab siin hoolega. Mida ma asjatan? Üritan remontida, muusikat tahaks. Aga sa võtsid maha ja selle kuradi. Ma võtsin auto klemmi maha. Aga tunniks ajaks. Peab vist võtma, jah. Jätad tunniks ajaks. Tunniks ajaks peab süüde sees olema. On või? Jaa. Nii palju ma lugesin. ChatGPT aitab jälle. Priit hakkab tujust ära minema juba. Arvad ja auto tagasi ära viia. Muusikat ei ole. Elu läbi. Kahekesi siin laulame üksteisest. Ma võin ise ka laulda, ei ole hullu midagi. Aga muidugi, ta läheks hulluks poole pealt ja viskaks mu autost välja, aga noh. Jah. Vett ka ei anna. Vett ka ei anna. Las sureb ja anna. Raadio on küljest võetud. Jah. Kaitse on küljest võetud. Panin kaitse just tagasi. Õlled käivad ringi. Õlle on avatud. Tuju on hea. Tuju läheb veel paremaks, kui asja tööle saab. Oleme võtnud akulklemmid maha. Võtsime kaitsme välja. Võtsime 5 minutit kaitset väljas. Ja nüüd järgmine asi, mis me leidsime, oli see, et kuni tund aega tuleb hoida lihtsalt süüde sees. Ja siis see peaks seest ära kustuma, et me saaksime sisestada selle koodi. Ei julge väga autost kaugemale ka minna. Äkki siin keegi arvab, et hüppab rooli ja sõidab minema. Aga samas, teades seda, et inimesed ei oska sõita manuaalkäigukastiga, siis ei pea vist väga kartma. Sest et see auto on meil manuaal kangiga. Tere hommikust, poisid! Ammik.
tänane plaan on? Hommik jah. Mats alles ärkab. Kohvi on vaja. Kerge uuendused, mis meil saavutatud autoga on see, et meil raadio töötab. Saime ta Raisa lõpuks lukust lahti. Ja tänane päevaplaan on siis minna Transpordiametisse. Äkki saame load korda. Ja äkki ma saan selle autoga enda nime peale ära kirjutatud. Jõudsime elusalt ja tervelt siia Totmajja. Totmajja, jah. Et Priit ei sõidnudki kellegile otsa. Ohtu ei olnud, aga vaatame, mis nad siis siin räägivad. Võib-olla sõidati täna õhtul hoopis kuradi kangurule. Kangurule! Kangurliha! Kas lukku? Äkki küll me vaatame, mis nad räägivad meile. Transpordiametis käik. Ei läinud täpselt nii, nagu me tahtsime. Mina sain vähemalt auto enda nime peale ära. Aga mul oli üks dokument puudu, nii et ma ei saanud enda lubasi. Ja Taneliga on üldse teised lood. Kuna mina olen 24-aastane, siis nemad ei väljasta mulle niisama lihtsalt seda uut juhiluba. Ma pean 25 olema. Aga seadused muutuvad 31. oktoobrist. Ja siis neid ei huvita üldse, kui vana sa oled, nii et sa pead kõik need eksamid ja sõidueksamid ja teooriaeksamid tegema, nii et ma pean need tegema. Tanel läheb uuesti autokooli. Küll mitte autokooli, aga riiklik eksam. Ja. Tere pühapäeva. Tulime jälle mere äärde. Kallas. Kivane. Ka kiva kaugele. Siin on tänne koerte park, kus koertega saab käia. Vaadake nüüd seda, kui palju sodi on huhtnud kaldasse. Koerad jalutavad joostes ringi. Kondine koer. Kondine koer, süüa ei ole antud. Veits jahe on. Aga mõnus. Veidi mõnus. No nii. Ma isegi ei oska öelda, palju see vesi olla võib, kui palju kraadi. Üsna jahe. Aga samas ärvatud normaalselt üles. Oh, no kui see on? I'm away. Kõige hea, parem selle asja juures on see, et see on tervislik ka veel. Täna ongi viimane ennelõuna Pertis meil. Me läheme nüüd ära Albanisse. Läheme täiesti lõunasse. Ja kuna meie bossmees ütles, et meie majutus praegu renoveeritakse, meil on vaja selliseid telke, sväeks. Ja siis me käisime ja ostsime mõlemad endale ühesed svägid, et me saaksime magada ja magamiskotid. Ja säästsime 2 ostu pealt $400. Ja, nii et mina säästsin 200 ja Tanel säästis 200. Ja kõik tänu sellele, et siin on need sooduskaardid või klubi liik või oled liige igal pool, nagu säästukaart Eestis. Teed igale poole liikmeks ennast ja saad soodustust. Hakkame liikuma, meil on pea 400 kilomeetrit minna ja siis jõuaksime hotelli. Täna õhtul ööbime hotellis siis. Ja vaatame, mis homme teeme. Homme vist läheme mere äärde. Me lähemegi mere äärde välja. Päevitama.
jah. muusika on täpselt õige. ja mida me tegime, käisime, võtsime kütust, paak täis, auto näitab, et me saame sõita 645 kilomeetrit. kõigest 402 kilomeetrit minna. jah, kepsu järgi, või ära ei eksi. Need on kõik olemas. söögid tee peale, joogid tee peale. hakkab sõit. Lihtsalt minna. Noh, oleme siin suure tee peal ja vaade on siis selline. 3 rida, 100 ala on jah. aga noh, ega kiiremini sõita ei taha ka. hetkel veel. Ega siin ei saa väga sõita. Hull liiklus on, ma ei tea. Keegi ei julge vajutada. Kõik lihtsalt sidurdavad. Siin ei taha trahvi ka saada kohe esimestel nädalatel. Oleks hea päris nõme. Siin on see ka, et kui ikka suunda näidatakse, siis sa pead ta ette laskma. Sest kui sa ta ei lase, ta niikuinii tuleb ette sulle, ega ta ei vaata. Nii, oleme siis jõudnud sellise tee peale, et meie järgmine ringtee, kust me keerama peame, on 326 kilomeetri pärast. Ainult otse! Ainult otse. Meile öeldud, et kängurud päevasel ajal ei liigu. Ainult öösel pimedaga, kui hakkab pimedaks, päike loojub. Sinna tulevad välja, öösel on väljas ja varahommikul on nad veel väljas siin hüppamas. Päevasel ajal kängurud on tavaliselt pikali. Puhkavad kuskil põõsa all, magavad. Kuid isegi kui sa pead pimedas sõitma, siis lihtsalt tõmba korraks tee äärde ja oota, kuni mõni rekale tuleb sulle ette. Ja siis hoiad lihtsalt rekal järgi. Kerge lifehack, kuidas enda auto. Vaade on lihtsalt võrratu. Uskomatult ilus. Ei tea. Mis meil on? Meil on 286 kilomeetrit veel minna. 2 tundi 53 minutit veel sõita. Mis me tee peal vaevalt näinud oleme? Üks kängur oli tee ääres, üks pisike kängur oli tee ääres surnud, otsa sõidetud. Eks see on selline tavapärane nähtus siin. Kahjuks. Siin on väga palju huvitavat vaadata. Aga täpselt sellel hetkel, kui kaamera ei tööta, me oleme juba sellest asjast mööda sõitnud. Nii et kahjuks ei näe. Andke andeks. Kõik ilusat ei pea teiega nägema. Peate ise tulema vaatama ikka. Tulete ise, siis näete. Meil on veel 164 kilomeetrit minna. Põhiliselt on maanteed sellised. Kõik on 110 alad. Enamus on 110 ala. Siis kui tahad üle mööda sõita, siis on see, et siin on nagu Eestis 2+1. Jaa, aga ei ole keskel mitte midagi. Kõik saavad ilusti sõita ja 110 ala ikkagi. Jumala ideaalne, kõik on jumala sõbralikud, saavad sõidetud. Kõik mahuvad ilusti ära. Enne tee peal tahtsin juua. Kliima võtab siin kuidagi niimoodi kurgu kuivaks ära. Tahtsin juua. Mina jõin ära, Tanel hakkas jooma. Tuli täpselt selle, mis see on 250 kilomeetri jooksul, tuli üks löökauk. Asfalttee oli katki. Ma üritasin sellest mööda põigada, et Tanel just samal ajal jõi. Jah, see üks ainuke auk. No ikka mulle ei oppane. Vast on näha midagi. Suits on ülevad, jah? Ei tea, mis seal... Kui oleks seal mingi suurem tulekahi, siis seal oleks võib-olla natuke rohkem seda suitsu üleval. Keegi tegi tulekorstnasse. Keegi pani nii russi tööle seal. Russi tööle? Jaa. Ta viskab korstnast musta natukene. No nii, tere tulemast! Me oleme jõudnud enda lõpp-punkti. Milleks on Albany. Meil on küll 5,6 kilti minna, aga me oleme põhimõtteliselt kohal. Sõit läks sujuvalt. Ainult põhimõtteliselt 2 auku tee peal. Jah. Et Eesti võtku õppust. Enamus teed olid 110 ala.
et 2+1, lihtsalt mitte mingeid võrrasi ees ei olnud. Nagu Eestis. Ja olemegi kohal. Siin me siis oleme pühapäevani. Käime siin, sõidame ringi, üritame midagi kaamerast saada, üritame vees käia äkki. Siin on meri kohe lähedal meil siis. Saab olema huvitav nädal, ma loodan. Saab rohkem pilte teha. Viimane puhkusnädal, siis hakkab töö pihta. Loodetavasti. Loodetavasti, jah. Ei lükata rohkem edasi. No nii. Meie ustav suksu pidas vastu. Ja me jõudsime Albany. 6.9 on see meile. Maksis natukene. Maksis 1060 Audi umbes. Ehk siis kahe peale 600 euri umbes. 300 nägu. Nii. Selline vaade. Uksest sisse. Tuba 31. Ja selline vaade. Tanel juba taas. Tanel juba taas. Nii. Hakkame siin tulesi ka põlema panema. Juba raiskame elektrit. Me tõime juba asjad sisse, aga ma unustasin kaamera auto peale. Esimese. WC. Voila. Pesta. Saab ka. See on hea. Kõus. Isegi rätikud on. Paberit on. Siin ma ei pannud tuld. Nii. Meil on külmkapp. Mis külmkapis on? Külmkapis on tühjus. Me saame vähemalt midagi endale süüa osta. Lähme käime vaatame. Veekeitja või? Veekeitja oli siin. Veekeitja on siin. Röster on siin. Toitsu pekkis. Idekas. Taldrikud. Vaata sinna kappi. Nii. Mis siin kapis on? Triikraud. Lisapadjad. Ekstra padjad, jah. Saame enda viigipüksid siin ära triikida. Telekas. Suurvoodi. Minule. Ja. Väikevoodi Tanelile. Ok. Asi on otsustatud ammu ilma juba. Tühjus. Jah. Lavalamp. Saad raamatut lugeda. Ja. Palju raamatuid sa lugenud oled elu jooksul? Sama. Mis meil siin on? Õpsti. 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 Nii, lukus ka veel. Oppa. Õksuspump ka. Aga mis meil avaneb? Rõdu. Saame siia hommikul kohvi tulla jooma, kui tahame. Mis kohvi? Täna õhtul õlled kõrvale. Ja õllesi tuleme siia jooma. Ja me oleme jõudnud. Uus ööd. Ideaalne. Ei, Tanel juba riietega voodisse ära. Küll. No kui see on? Kõva. Nagu kivi peal oleks. Ma ei tea. See on mingi parem madrast lihtsalt. On suur ja madrats. Tuttu ära. Väsimus. Mis me tegime? 400 kilomeetrit jutti sai sõidetud. Ilma ühegi puhkepausita. Ja ongi kõige hullem. Kartsin hullemat. Õnneks läks kähku, kuna raadio töötas. Ja raadio töötas. Põhiline. Ja teine asi oli see, et ei pidanud kogu aeg 90 sõitma. Nagu Eestis. Enamus 110 sees. Üldse ei ületanud kiirust. Ei. Tolles 110-st ei ületanud üldse kiirust. Aga kuna meil sellel autol ikkagi püsikiiruse hoidjat ei ole, siis mu parem jalg, mu hüppeliiges. Jah. Ma vähemalt tean, et ta mul seal all on olemas ikkagi. Ta veits valutab. Kuhu me jõudsime? Poe juurde. Woolworths! Vaatame, lähme võtame midagi süüa. Ja kuna meil on toas külmik, siis me saame võtta endale süüa. Mingit võiku värgindusat, et võiku materjali, jah. Vaatame, mida veel sealt poes pakutakse. Aga lähme uurime. Teid ma jätan kahjuks siia auto peale, et... Albany seiklused. Vaadake sinna. Mis seal on? Tuulikud. Kui palju? No, üks või enam.